Hea Valjala rahvas, külalised lähemalt ja kaugemalt. Mul hea meel, et siin pühade nädalal ja suurte pühade eelõhtul olete leidnud mahti tulla siia Valjala kenasse rahvamajja arutlema teemal, mis ilmselt ei jäta kedagi külmaks iseasi, kas me täpselt teame, kuhu me täna välja jõuame, aga loodetavasti on meil täna pisut selline vaiksem ja rahulikum. Meie eelmine kokkusaamine kihelkonnal läks üsna kirglikuks. Mitte, et mul kirgede vastu midagi oleks, aga neid lihtsalt on teinekord pisut keeruline ohjes hoida. Igal juhul meie tänased külalised on teie ees. Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Urve Tiidus. Tere. Valjala valla volikogu esimees Liilia Eensaar. Kinobussi eestvedaja ja Laimela rahvamaja juhataja Mikk Rand. Ja AS Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel. Ja kuidagi oled sa ju ka Muhu vallaga seotud, mis mulle eriti ka meeldib. Muhu valla volikogu esimees. No võt. Aga hakatuseks, kuna me oleme siin Valjalas, mis on ikka olnud selline Saaremaa keskpaik või Saaremaa süda, siis sissejuhatuseks on mul üks selline küsimus kõigile külalistele. Mulle tuli meelde selle Valjalaga seoses üks Eesti Raadio saade, sellest on nüüd möödas 10, võib-olla isegi 15 aastat rohkem. Ja seal arutati ka Eesti elu üle ja kohal oli teiste hulgas ka Järva maavanem, kes tõdes, et kuigi Paide on Eestimaa selline geograafiline keskpaik ja Eestimaa süda, et millegipärast on Paide muutunud ääremaaks. Ja jõuti sellise tõdemuseni, et see termin ääremaa, et see ei ole mitte geograafiline, pigem on ta kõike muud kui geograafiline termin. Öelge, hääd külalised, mis annab teile alust uskuda ja loota, et see reform, mis meil nüüd peaks kuhugi välja jõudma, ei tekita seda ääremaastumist veelgi juurde. See on üks asi, mida tegelikult ka inimesed pisut pelgavad ja kardavad. Urve, ole hea, alustame sinust. Võib-olla sissejuhatuseks peaks siiski ütlema, et mis maailmas üldse toimub. Ma usun, et kõik siin olijad teavad, et järjest ligitõmbamaks muutuvad miljonilinnad. Et see on selline trend, mis meil ka avaldub selles, et ikkagi liigutakse Tallinna poole. Aastaks 2070, ma tean, et paljudele ei meeldi see arv, arvatakse elavad 70% inimestest maailmas miljonilinnades. Meil on see õnn, et meil ei ole ühtegi miljonilinna, mis võib-olla annab meile teatud eelise. Nüüd ääremaastumisest, et mis asi see on. Ühed ütlevad tõesti, et see on vaimne selline formuleering, et seda füüsilist või geograafilist ääremaastumist ei ole tegelikult olemas. Mul on väga isiklik seisukoht selles suhtes, et sel ajal, kui muutuvad suurlinnad järjest suuremaks, siis järjest suuremaks privileegiks või eeliseks muutub elamine väikses kohas, eriti saartel, olgu nad siis ääremaad või mis tahes. Nii et asjad on alati kahe poolega ja täpselt see maailmas praegu toimub. Nii et tühjaks siiski väga see kaugemad kohad ei jää. Muidugi inimesi jääb vähemaks, see on tõsiasi, aga mitte igal pool. Nii, Liilia, te ei karda, et Valjalast saab ääremaa keset Saaremaad? Ei, seda ma ei karda, et Valjalast nüüd ääremaa saab, kuid meie rahvas teab väga hästi seda aega, kui oli kolhooside lagunemine. Siis tekkis ka meie piirkonnas 3 piirkonda, Sakla, Tõnija ja Valjala. Ja nendest Tõnija ja Sakla väga kiirelt lõpetasid osaühingud oma tegevuse ja nad jäidki nagu Valjala suhtes selliseks ääremaaks. Kuid tänu meie tublidele põllumeestele, kes on väga aktiivselt tegutsenud, on meie põllud ja maad väga ilusa väljanägemisega, kuid ikkagi ei saa üle ega ümber minna, sest need kaugemad külad, meil on praegu ikkagi vallas 32 küla ja osa nendest 6 küla on sellist, kus on alla 10 inimese elab ja no mis me siis ütleme, tähendab, neile tuleb oluliselt rohkem tähelepanu pöörata. Praegu nad on oma selle tähelepanu saanud, kuid kui on üks suurvald, siis ma kardan, et võivad need probleemid ikkagi jääda.
Et oht oleks nagu olemas. Ikka on olemas. Nii, me oleme nii Orissares kui Kihelkonnal rääkinud sellest, et maal jääb inimesi järjest vähemaks ja juurde neid ei taha tulla. Mikk, te olete üks hea näide selle kohta, et on ikka neid hulle inimesi ka, kes tulevadki kusagilt pealinnast siia ääremaale ja leiavad, et polegi väga viga. Kui ma võtan lahti Google Mapsi ja ma olen oma koha nimetanud Värava kinotaluks, see on siin kusagil Koigi raba servas, siis, ja kui ma hakkan niimoodi zoomima välja oma sellest Värava kinotalust, siis mina olen maailma keskel ja kõik ülejäänud on maailma ääremaad. Ja selles mõttes ma soovitan aeg-ajalt siis selles mõttes kõigil nii-öelda Google Mapsi kasutada ja vaadata, kus nad asuvad oma enda asukohast. Et selles mõttes tegelikult ääremaad ei ole tõesti olemas, et ma arvan, et see on igaühe enda peas. Ja minul jäi lihtsalt Tallinn väikseks. Ma sellepärast tulin ära sealt. Et minu arvates on siin päris tore ja ma arvan, et ei ole olemas ääremaad lihtsalt. No selle küsimuse me lahendasime küll väga kiiresti ära, et nüüd sellega mure on nüüd murd. Minu jaoks ei ole, aga muidugi see on, inimesi on palju ja inimesi arvamusi on ka väga palju, nii et Ain, Muhus on ju selles mõttes hea, et need ääred tulevad väga kiiresti ja väga ruttu vastu ja need ääred lõpevad merega. Nii on. Et selles mõttes võib öelda, et ka kõik on üks keskus, Liivalinn ja siis natukene muud seal ümber. Jah, nii on. Ja pean ütlema, et mul on ka hea näide, et eelmine nädal sain just Raido käest ühe rõõmustava meili, et suvel on üks noor mandri pere Muhusse jälle juurde tulemas. Nii et väga paljud mõtlevad nii nagu mina ja väga paljud Muhus, et meil on Muhus hea elada, meil on ägedad naabrid ja kihvt vallakogukond, nii et meile meeldib. Ja ma arvan, et järjest rohkem hakkab teistele ka meeldima. No mina ka sünnipärase muhulasena, ma kohe tunnen, kui hea ja mõnus teil praegu olla on, kuidas te vaatate kõrvalt niisuguse kerge muigega, kuidas siin ülejäänud Saare maakonna siis arutletakse, et kes kellega ja kas ida-lääne või lääne-ida või mis nad kõik siis on. Ja muhulastel on nagu kõik mured kuidagi murtud. Ei sugugi. Ma just mõtlesin, et kui Smuul oleks elanud tänase päevani, küll tal oleks olnud ainest kirjutada järgekordseid monolooge sel teemal, kuidas muhulased mitte ei läinud ühte suurde valda ja kuidas saarlased ka tahtsid teha idat ja tahtsid teha läänt ja lõpuks läksid ikka ühte suurde. No, kui tal elust poleks nagu näiteid võtta olnud, küll ta oleks välja mõelnud ja juttu ikka kokku kirjutanud. Aga jah, küsi. Ei, no ma tahtsin jõuda ikka veel selleni, et kas te olete seal ikka nüüd päris kindlasti veendunud, et see ise olemine on ikka hea mõte? No tahtmine on küll, aga nagu sa ennem ütlesid, et teil mured on murtud, siis ega ta päris nii ei ole, et kui me nüüd vaatame seda halduskorralduse seadust, mis Riigikokku jõudis, siis seal on ju väga konkreetsed ka kriteeriumid, mida sa pead täitma, et nii-öelda seda erandit saada. Nii et ega meil nii-öelda täpselt samamoodi käib töö. Et kui me ka tahame seda erandit, siis see ei tule niisama, vaid seal tuleb ka oma teatud kriteeriumid täita. Et see ei kukku niisama sülle. No enne kui me Muhu teema lõpetame, aga tegelikult võib olla oht, et 2017 ikkagi Vabariigi Valitsus arvab, et pole teil seal üksinda olla vaja midagi, et paneme teid ikka Saaremaaga kokku ja ongi kõik. Absoluutselt, see võimalus on ju olemas. Urve, selline võimalus on olemas. Ma tahtsin öelda, et tegelikult selles eelnõus on ju saarvaldade loomise võimalus ja Muhu juhtumisi nendele kriteeriumidele vastab, et kui nüüd Riigikogus ei tee keegi mingisugust muudatusettepanekut, et ajab selle numbri väga kõrgeks, et siis muidugi on vaidlemise ja debati koht, aga iseenesest kuidagi Muhule paistab see praegu klappivat. No Riigikogu osas ma ei oleks väga kindla meelne. Sealt tuleb igasuguseid huvitavaid mõtteid. Loomulikult ja nii ongi demokraatlikus ühiskonnas, et on väga palju erinevaid häid mõtteid. Enne kui me kommunaali juurde jõuame, ma tahaks natukene puudutada veel kogu selle protsessi sellist poliitilist poolt ka. Ma ei tea, kas teist IRL on keegi? Sina olid vanasti. Nii. Üks IRL-i juhtpoliitik ütles hiljaaegu ühes teleintervjuus, et kogu see haldusreformi ellu kutsumine või nüüd lõpuks ikkagi võib-olla see ärategemine saigi teoks tänu sellele, et Andrus Ansip lahkus laiadele
Euroopa avarustele. Noh, IRL-il on muidugi seda punkti vaja, äkki teie populaarsus tõuseb siis isegi 7%-ni. Et Urve, ütle, kas sellel asjal ei ole natukene praegu ikkagi mingisugust sellist poliitilist alatooni või poliitilist maiku juures, et kogu selle olulise juures, mida me peame Eesti väiksust arvestades silmas pidama, et ikkagi mingisugune selline nagu väikene poliitilise omakasu või poliitilise kapitali kogumise nüanss on kogu selles asjas juures. Mitte, et see iga kord halb oleks, aga kui ta väga domineerima hakkab, siis see ei ole võib-olla väga hea. No vot, igaüks saab asjadele anda oma hinnangu. See on selge, et Euroopa kohaliku omavalitsuse harta, millele ka eelmine peaminister sagedasti viitas, räägib kohaliku omavalitsuse autonoomiast. 1993. aastast on Eestis olnud ühendasandiline omavalitsuste süsteem ja mõnede väheste eranditega on meil olnud ikkagi üle 230 kohaliku omavalitsuse, nende seas ka linnad. Seda haldusreformi katseid on, seda alustada on nagu mitmel korral toimunud, päris lõpuni pole jõutud. Ma usun, et vast ikkagi me nüüd saame hakkama, meil on valitsusliidus ju 3 erakonda, IRL, sotsiaaldemokraadide Reformierakond ja nad on deklareerinud Riigikogu valimiste nii-öelda programmis ja ka valitsusliidu kokkuleppes, et see haldusreform on tähtis asi. Mitte ainult sellepärast, et ta on Eestile tähtis asi, vaid ikkagi, kui me vaatame nagu siin Põhjamaades, Taanis, Norras, Rootsis, Soomes, kõik on ikkagi leidnud, et kui mingil ajahetkel on suur kohalik omavalitsuste arv nagu justkui nagu vajalik, siis mingil hetkel ikkagi mõistetakse seda ühise ja liitumise ja seda vajadust. Et seda on ka teadlased, majandus- ja haldusteadlased palju uurinud, et mis on need kõige otstarbekamad lahendused ja on leitud, et näiteks, ma toon ühe näite, neid on argumente on palju, aga üks näide on seal selline, et kui sul on 500 inimesega kohalik omavalitsus ja võrdled seda sellisega, mis on seal kuskil 4000-5000 vahel, et siis need halduskulud ühe omavalitsuse elaniku kohta on väiksemas 2 korda suuremad. See nimetatud mastaabiefekt, see on keeruline teema ja haarab palju komponente, aga mis on oluline, et me oleme jõudnud pärast 23 aastat siiski sellisesse etappi, et on mõistlikum elanikkonna vähenemise olukorras, elanike nii-öelda vananemise olukorras, ma ei taha seda sõna kasutada, aga et meil on rohkem küpsemas eas elanikke, on mingisugune mõistlik selline võib-olla haldamine suurematel territooriumidel, rohkem professionaalsemate ametnikega, suurema töökoormusega, tõenäoliselt vajalik. Nüüd ma rohkem siin lõpetan praegu. Lilja, ma teie käest küsiks sama küsimuse, mis me esimesel kohtumisel ka Orissaares külalistele esitasin, et kas te oskate praegu nimetada mingeid olulisi asju, projekte Valjala valla elus, mis on jäänud selle taha, et te olete liiga väikesed, et teil ei ole võib-olla suutlikkust mingites programmides, projektides olla sees oma osalusega. Tuleb teil praegu meelde mõni selline asi, mis on jäänud selle taha, et ka Valjal on liiga väike? No võib-olla üks on nüüd see, mille vastu me kohe nagu saime tagasilöögi, et me tahtsime nagu teha kergliiklustee nüüd valla juurest kuni Rahvamajani. Et kuna kooliüritused meil toimuvad kõik nagu Rahvamajas ja nüüd siit me saime sellise tagasilöögi küll, et me ei saanud rahastust sellele projektile ja nüüd on olukord selline, et enam Maanteeametiga rääkides, nendel on need enda plaanid tehtud juba väga pikaks ajaks ette ja me tahtsime seda teha koos tänavavalgustusega, et see on praegu lükatud küll nüüd meil pikaks ajaks edasi. See on nüüd jäänud küll. Ja teine projekt, kus meie vald on osaline ja ei ole ka veel saanud, see on maalinnade projekt, kus meie maalinn on ka nagu üks nendest 8 maalinnast, kus see on ka nagu praegu jäänud nagu seisma ja me ei tea ka miks.
et me ei ole sellel nagu sellist ühest vastust saanud. Need on nagu kaks sellist suuremat projekti, mis nagu meil on jäänud nagu praegu seisma. Kas te usute, kui tuleb see üks suur Saaremaa vald, et siis need projektid võetakse uuesti ette ja te saate need lõpuks ära tehtud? No ma usun, et võib-olla tänavalgustuse saab siin teiste valdadega koostöös ära teha, et siis tuleb juba see valgustikohtade arv juba nii suur, et me saame nagu siis ütleme mitme valla peale seda. Ma arvan, et see juba nagu vallavanemate tasandil on juba seda arutatud, et selle tänavalgustuse nagu võib-olla on võimalus edaspidi saada, aga kuna on tegemist meil siin riigimaaga, siis Maanteeameti maaga, siis meil on natukene keeruline see asi. See, mis on vallamaa peal olevad valgustid, nendega nagu ei ole probleemi, selle me saame ära teha. Aga oleks nagu seda oleks vaja edaspidi kindlalt teha. Küsin vahele, et kas te olete Maanteeametis seal järjekorras või? Kas teil on seal on ju alati mingi pingerida, kus nad teevad neid kergliiklusteid? No tähendab, me selle taotluse nüüd teeme neile, kuna me selle tagasiside saime, et me praegusel nüüd nendel on tehtud juba ka oma arengukavad teatud aastateks ja me ei saa, sinna vahel lihtsalt me ei mahu enam. Ja nüüd ilmselt me selle taotluse teeme, et lootuses, et edaspidi ikkagi saaks. Mikula, mul on selline peaaegu filosoofiline küsimus, et kui me kihelkonnal arutasime, et mis siis lõpukokkuvõttes ikkagi paremaks läheb, siis ütles AS Luksusjaht juhataja Andres Toom väga ilusa mõtte minu meelest, et suure tõenäosusega ei lähegi midagi paremaks. Aga küsimus on selles, et ei läheks enam hullemaks või et ei läheks nii kiiresti hullemaks. Et ka juba see on tulemus. Olete päri tema mõttega? No tähendab, kui ta nüüd praegu jääks samale tasemele, siis oleks hästi. Nii, Mikk. Sama küsimus? Jah. Et kas saab hullemaks minna? Ei, selles mõttes, et kas see suur ühinemine on hea juba ainuksi sellepärast, et elu enam hullemaks ei läheks või ei läheks nii kiiresti hullemaks? Kui ma nüüd veel kord, ma ise oma arvamuse järgi, ma tegelikult arvan, et on hea, kui on üks vald Saaremaal. Erineval põhjusel ma kaalun niipidi, ma võin ühel hetkel täiesti vabalt argumenteerida siin erinevate heade sõpradega ja olla ka nõus, et ei, väike on ka vahe, nagu ilus ja väike on hea. Ja aastate jooksul lihtsalt mul on aastast 2001 võimalus Eesti peal ringi sõita kogu oma organisatsiooniga. Ja ma olen vist kõige väiksemad kohad Eestis ära näinud. No Ruhnu seal samas või Piirissaar või vahet ei ole. Ja mulle nagu tundub, et see, millest me räägime täna, et see tegelikult lihtsalt on ka 10 aastat hiljaks jäänud, või tegelikult juba 15. Tegelikult oleks ta pidanud olema siis, kui ma alustasin sõitmist, juba nagu see asi kõik tehtud. Nii et selles mõttes hullemaks saab minna, aga põhimõtteliselt ma arvan, et ta ei lähe hullemaks kui praegu, kui see on üks suur vald. Küll aga just nimelt, nagu siin on võib-olla, et praegu ei saa seda kergliiklusteed teha sellepärast, et sul ei ole võimalik nagu ühe teise suure riigiasutusega ennast maksma panna, siis suure valla positsioonil on see just nimelt nagu riigi tasandil mõnusam suhelda teiste suurte riigiametitega. Ja selles on selle suure valla ilu ja jõud, ainult et kuidas seda ka juhti, ja seal hakkavad järgmised loomulikult küsimused ja teemad pihta. Aga ma arvan, et ei lähe hullemaks ja ma arvan, et inimesed on juba praegu selle asja endale päris palju hullemaks mõelnud. Selles mõttes, et kõik vaadates haldusreformide seas üks asi, teine asi on koolireformid või mingid sükst asjad, et no tavalist inimest huvitab eelkõige see, et kas tal talvel tõepoolest lükatakse need teed lahti, et ta pääseb poodi, et see pood on seal olemas, et kui on vaja, pääseb temani päästeteenistus ja kiirabi. Kuidas muus kommunaal lahendatud on? Teil on seal nii uhke kommunaal, et ma kuulen raadiost pidevalt, et pakutakse meie nii puid kui mulda kui kõike muud. Et igapäeva küsimused on nagu lahendatud juba, et nüüd peab meil on hästi lahendatud. Meil on valla kommunaalosakond ja siis on üksjagu selliseid väikseid ettevõtjaid veel, kes erinevaid teenuseid pakuvad, nii et praegu püüan meenutada, mitte miski jää vist tegemata või selle taha, et ei ole kedagi, kes teeks või pole kuskilt tellida või. Kõike saab. No muus on paar küla vist ka, kus on 2 elanikku või?
1 või 2. Jah, on. Et nende värava taha ikka ka talvel, kui seda juhtub olema, lükatakse tee või? Ikka, loomulikult. Üks on niisugune kihvt küla nagu Oina küla. Ja see on selles mõttes niisuguse kihti ajalooga küla, et 90ndate alguses, siis kui neid omavalitsusi siin taastati, siis see oli Muhus esimene arenduspiirkond. Ja loomulikult hakati sinna kohe teed tegema. Ja nii nagu see arendusprogramm siis algul läks suure hooga käima ja siis ta jäi muudkui väiksemaks ja väiksemaks, niimoodi on selle teega ka, et algul on nagu suur ja kõrge teetamm ja siis jääb muudkui kitsamaks ja madalamaks, aga lõpuks jõudis ikka külla välja. Nii et, ei, päris jalgtee ei ole, ikka kruusatee on, aga kes teab, sellel on nagu hea vaadata, et selline arendusprogramm oli meil kunagi. No iga värava taha võib ju tõesti tee lahti lükata, see ei ole probleem, see tee tahab korras hoidmist suvisel ajal ka, aga siin tuleb mängu see küsimus, et mis see kõik maksab. Liilia, kuidas Valjalal on? Rahakott jagub nii palju, et talvel saab tee lahti lükata ja suvel mõned augud ära lappida? No ja see raha meil on siiamaani tõesti olnud, selle üle ei saa nagu väga nuriseda ja ma arvan, et meie vald on võib-olla selles samas suures haldusreformi tuhinas natukene neid asju juba ette vaadanud, nii et me oleme juba 3 aastat oma külavaid viinud mustkatte alla. Et see inimene nüüd seal külas, kui ta ei pea tõesti tulema nüüd siis Porisele tänavale, vaid et selle poolt me oleme üsna palju teinud. Praeguse seisuga on meil mustkatte alla viidud, ütleme, selle aastaga kokku tuleb 15 kilomeetrit teid ja see haarab alevikus on meil 4 ja küladest tuleb meil 10 küla. Siis, ja lisandub veel 4, nii et kokku 14 külavahe teed saab meil selle aastaks tehtud. Mustkatte alla, jah. See on, nagu öeldakse, tolmuvaba, ta ei ole nagu selline ikka kallis asfalt, vaid mustkate. Ja oleme võtnud ka veidikene laenu, oleme oma vahenditest teinud ja meid on hoidnud ka see, et 2 aastat ei ole olnudki eriti lund ja lumetõrje peale meil ei ole läinud eriti palju raha. Kuid ma ütleks selle poolest, kui Muhu ütleb, et neil on kommunaalosakond, kes sellised tööd teeb, siis meil on see natukene raskem. Siin juba majandusosakonna juhataja hakkab juba varakult otsima neid mehi, kes on nõus lund lükkama. Nii et maakohas on ikkagi suhteliselt raske sul tekitada konkurentsi või mingit pakkumist, et kes tuleb odavama hinnaga teha, et pigem on see, et me peame leidma inimesed, kes on nõus meil need teed talvel lahti hoidma. Et küsimus ei olegi niivõrd rahas, vaid pigem selle, jah, et me leiame inimesi, kes seda tööd teeb, see on palju suurem. Ja muidugi me lahti on lükatud kõigis, olenemata sellest, kas ta on olnud eratee või eratee avaliku kasutusega, see on loomulikult nagu vallatee, aga on ka selliseid teid loomulikult, mis tahavad olla eratee, aga talvel tahaks nagu vallatee olla. Et me siiski sõltuvalt ilmast. Ja, me oleme siiski inimestele vastu tulnud ja püüdnud ikka kõik lahti lükata, kuid ega see kasvõi hangete tegemine ja siin kasvõi need mustkatted peale ja see on väikesel vallal tegelikult üsna suur töö, sest me nagu selle aastalgi tahame teha ühishanke nendele mustkattelõikudele, et muidu on nagu raskem teha. Ja mis puudutab nüüd kruusateede tegemist, siis see hangete tegemine on ühisvallal raske, sest seal on ikka kõik oma kriteeriumid nagu ette antud, kuid Eks maal ongi kõige rohkem teed, on üks suurem probleem. Suve ja kevadel nüüd hakkab nende ööldamine, aukude lappimine ja talvel ongi see lume lükkamine, sest me peame võimaldama inimestel saada liikuda Keskuse, Kuressaare vahetest ikkagi need elementaarsed vajadused toiduainete järgi, arstide järgi ja need peavad olema. Ja vald on siiamaani ka suutnud nagu kindlustada sellise erandi bussitranspordi 1 kord nädalas, kus siis nad tulevad nagu õpilasringi bussiga, tulevad Valjale ja nad saavad siin perearsti juures käia, nad saavad oma poes oma asjad lahendatud ja vallas käidud ja kus vaja ja siis viiakse nad tagasi. Nii et sellisel puhul on ikka küllalt palju sellises väikeses vallas püütud ära teha. Selge. Mikul tuli mõte vahepeal.
Ma selles mõttes mõtlen, et millest me räägime siin praegu nagu teekatetest näituseks, ma tegelikult samal ajal ei räägi üldsegi transpordist. Et minu jaoks on, kui ma üldse mõtlen, et kuidas asi nagu toimib ja olles nüüd elan siin, eks ole, pere elab siin, peab hakkama saama Kuressaare, Orissaare erineval liinil nii-öelda, siis minu jaoks ei ole esimene küsimus see, kas on mustkate või tolmav. Jaa, tolmav tee on ebamugav, aga minu arvates on palju ebamugavam, et ühtegi bussi ei käi näituseks. Selles mõttes, et või selle koha pealt, et ühed bussid, mis tulevad Kuressaarest nii-öelda Orissaare poole, kõige viimane buss tuleb sealt kusagil peale 7:10 või midagi niisugust, mis meie poole tuleb Laimjalasse. Et sisuliselt ma ei saa mitte kunagi minna Kuressaarde niimoodi näituseks õhtul kinno, et ma saan sealt selle bussiga tagasi. Mis tähendab seda, et ma igal juhul pean omaenda transpordiga minema. Te peate kinobussiga minema. Jaa, aga siin koha peal just nimelt seda mõtlengi, et mina võin käia kinobussiga, teine inimene ei või, ja kui te tahate nii-öelda, kui meie tahame, et maal elu toimiks, siis me kõigepealt peaksime veresooned nii-öelda tööle panema, et veresooned võivad veidi luppinud olla, aga tegelikult nad peaks töötama ka kuidagi. Et sisuliselt on ikkagi probleem eelkõige transport, mitte see tee, mis on tolmukattega või mustkattega. Urve, see ei ole mitte nüüd iga valla isiklik asi, vaid see transport on ikkagi riigi küsimus, kui tohib niimoodi väljendada, mis see riik on. Siin tooti väga hea näide, et ma saan aru, et elate Orissaares. Ei, ma elan Soos. Vahepeal, õige, seal Koigira. Soos. Olgu. Jah, see oli selles mõttes hea näide, et kultuurilised vajadused ei sõltu sellest, kus inimesed elavad. Sõltuvad inimese haridusest, tema väärtustest ja nii edasi ja nii edasi. Ja mida rohkem inimesi elab kaugemates kohtades, suurtest linnadest ja kultuurikeskustest, seda suuremaks kasvab transpordivajadus. Ja mitte ainult kultuuriliste vajaduste pärast, vaid sellepärast, et lapsed kooli viia ja nii edasi. Et see on üks haldusreformi olemuslikumaid teemasid. Kuidas omavalitsuste ühendamised saaksid tegelikult kaasa aidata, et need samad infrastruktuurilised vajadused, mille näiteid tõi minu naaber siin Valjala valla kohta, aga teine asi on see, et kuidas tagada siiski paindlik transpordiühendus väiksemate kohtade ja suuremate keskuste vahel. Eeldatakse, et see sama ääremaastumise komponent edaspidi tasandusfondis, millega praegu valitsus tegeleb, et tekitada siiski olukord, et tasandusfondi lisandub selline rahastus, mis sõltub keskustest kaugemal olemisest. See kindlasti peab aitama kaasa, et see transpordiühendus oleks parem, aga alati jääb see küsimus, et kui nädalas või ütleme päevas näiteks 2 inimest tahavad teie sealt Rabast sõita kinosse, siis vabandust, ma selle näite tõin, kuna te seda siin esitasite seal, ma saan aru, teie kandis vist väga palju inimesi seal ei ole, eks ole, et siis kuidas seda teha niimoodi, et see sama suurem omavalitsus või ühinenud omavalitsus jaksab selle ära tasuda selle asja ja samal ajal inimesed, kes elavad kaugemates kohtades, ei jääks kultuurinälga, hariduse nälga ja nii edasi. Sellega tegeleb praegu, ma saan aru, valitsus just nimelt tasandusfondi valemi muutmisega, kus arvestatakse rohkem ääremaalisuse komponenti, on see peenikene nimi. Praegu juba on niimoodi, et mida kaugemal omavalitsus on ehk keskustest kaugemal, seda suurem on toetus, kohaliku omavalitsuse toetus elaniku kohta. Näiteks siin on ääremaaline kohalik omavalitsus saab 5000 eurot elaniku kohta, need, kes ei ole ääremaalised 3000, et see on nüüd selle järgi, et kui palju riigilt tuleb, siia on arvestatud, muidugi mitte kõiki saab. Sellega ole ka natukene hilja peale jäädud, et see on niisugune nokk kinni saba lahti, sest inimene, kes elab kuskil seal tõesti serva peal, bussifirma ütleb, et selle 2 inimese pärast mul ei ole mõtet sinna sõita. Inimene ütleb, et näe, kui mul siin bussi ka ei käi, et mis ma siin teen ja ma kolingi sealt ära, nii et ma saan aru, et te kolisite vastupidises suunas.
ma tahaks tuua selles mõttes nagu niisuguse metafoorilise näite sel juhul, et me ju ei küsi väikse varba käest, eks ole, kui palju tema ressurssi võtab, veri käib sealt läbi ja kui veri läbi ei käi, siis ta tuleb põhimõtteliselt, võib-olla tuleb kangreen, ta tuleks nagu maha võtta, ühel hetkel on probleem tasakaalus inimesel. Nii et kui sa võtad nagu nii-öelda riigi ja võtad inimese niimoodi põhimõtteliselt endale võrdlusteemaks, siis ei ole olemas väikest kohta, sellepärast ma ütlengi, et ei ole olemas ei ole ühtegi kaugemat kohta ka, veel kord. See väike varvas on täpselt samamoodi väga oluline, eks ole. Ja kui veri sealt läbi ei käi, siis inimene lõpuks, siis kaob sealt väike varvas, ühel hetkel kaob ka võib-olla väike näpp ja siis kaob tegelikult väike osa ajust ja nii edasi. Idee on selles, et ei ole väikest kohta olemas. Ja sealt edasi hakkab kõik pihta. Meie mõtlemis, ma kardangi, et meil on kõigepealt nii-öelda selles suuremas linnas, miks ma Tallinnast ära tulin, ma arvan, et seal on selles nii-öelda selles ajus justkui, või mis vähemalt deklareerib ennast ajuna, et seal on väiksed tükid kaduma läinud kõigepealt. Ja see on lihtsalt mõtteviisi küsimus. Ma vaatan korraks saali poole peale ka, kas on küsimusi meie külalistele. Muidu ma kuidagi väga jutustan ise. Kas on kellelgi midagi hinge peal? Mõni idee äkki, mõni näide omast külast, omast soost, kus keegi elab parasjagu? Koit, kuidas sul selle kommunaaliga seal on Pöidel kandis? Väga hästi. Ma olen veendunud, et mu mõtteviis on suhteliselt sarnane Mikule selles mõttes selle kaugusega, aga võib-olla mulle väga meeldib see metafoor, mille sa tõid, et ma võtan selle kasutusse, laiendan ja ma arvan ikka mõni jupike tuleb maha võtta teinekord, et üldpilt ja funktsionaalsus säiliks. Ma kardan, et Eesti mõttes on meil päris mitmed jupid juba maha võetud. Ja, kui see väike jupp äkki juhtub olema Pöidekant, et siis nagu ei ole enam nii huvitav. Nii, Riigikogu liige Kalle Laanet, palun. Ma tulen selle transpordi teema juurde, et mul on vend, kes sõidab Lääne-Saaremaal bussiga iga päev ja veab inimesi. Täna, kui ma tulin Tallinnast, ma küsisin, mitu inimest see linnas kätte said. Kuule, ma loodan, et ma saan bussijaamast, ma ei saanud ühtegi, aga äkki ma saan näiteks Muulist ühe kätte. Mul siin teine naabrimees või kolleeg võttis 2 tükki peale. Et ma tahan öelda, et me peaksime kindlasti vereliikumist hoidma, aga kuidas hoida, see on hoopis teine küsimus tänases maailmas. Ma kohe pakun. Selles mõttes, et me ei mõtleks nii-öelda traditsiooniliselt, nagu me oleme harjunud näiteks 50 aastat tagasi mõtlema, et kusagil oli nii-öelda Kingissepa rajoon, eks ole, ja siis käisid nii-öelda number 1, number 2, number 3 kuni number 150 buss, ma ei tea, palju neid oli siin sel ajal, mind ei olnud siin. Vanemad ja vanaisad olid siin, aga vahet ei ole. Idee on selles, et praegusel hetkel niimoodi transpordi üles ehitada. Küll aga oleks näituseks väga mõistlik, ma tean, et on olemas siuke väike äpp nagu hop on, hop off või midagi siukest, mis põhimõtteliselt käis Pöidla küüdi peal. Et lihtsalt mina näituseks mõtlen, ma liigun nii palju edasi-tagasi igal pool. Tegelikult ma liigun igal pool. Idee on selles, et kui mul oleks selline äpp nii-öelda kasutada, siis järelikult ma võib-olla võtaksin näituseks kellegi parajasti kaasa sealt samast Laimealast või vastupidi, kes tuleks pärast Laimeala poole. Aga see on see koht, kus palun väga ei pea asjad toimima ainult mitte entusiastide pealt nii-öelda garaaž 48-st, vaid kus kohas just nimelt see nii-öelda siis riigi pool saab alustada oma tegevust. Aga seda ei ole tehtud. Ja, aga ma arvan, et siin on nagu suure valla võimalus ühtse Saaremaa jaoks täiesti olemas. Kui me toome selle sama Uberi näite, mis täna on ikka väga tõsiselt lauas, teenuse jagamine või majanduse jagamine tähendab, et täna me peame hoopis... See on teenus. Siin tuleb aru saada, et üks asi on teenus, see on ka okei. Jah, aga sa võid saada ka sellest näiteks tasu mingid kulusid hüvitada, kui sa tood näiteks X kohast mingi inimese Kuressaarde ja see jookseb kuhugi andmebaasi ja saad oma näiteks, ma ei tea, bensurahaga natuke tagasi. Näiteks. Mul tuli meelde, et meil oli üks selline liin 703, mis sõitis Kihelkonnalt Tallinnasse. Kihelkonnalt Tallinnasse. Ja Kuressaarest läbi Kihelkonna Tallinnasse ja reisijaid oli küll. Siis ma olen isegi sellega sõitnud, ma arvan. Ja ma ei teagi, kas see 703, kas see oli kõige suurem number. Aga kui me seda vereringet nüüd vaatame Eesti mastaabis, siis näiteks Tallinna ja Tartu vahel minu meelest sõidab buss iga poole tunni tagant. Absoluutselt, aga veel kord
Noh, ma ei ole ka tegelemas mitte nii-öelda konventsionaalseste tegevustega, selles mõttes, et kõik, mida ma teen, on natukene teistpidi nagu ääreala. Kino on ka Eesti muideks, kino on ääreala. Endisele kultuuriministrile on hea seda öelda. Siin ei ole midagi parata. Ja mõte on lihtsalt selles, et see ühel hetkel paneb ka mõtlema niimoodi, kuidas sa saad ise käituda. Mis on, kui, ütleme nüüd, see ongi see koht, kus minu arvates üleüldse, kui me räägime haldusreformist, kui me vaatame väike ja suur ja nende omavahelisi suhtlusi, eks ole, ja täiesti loomulikult proovides nii-öelda ausalt üksteisele otsa vaadata, küsimus on selles, et kui suur ei pane väiksemat üldse tähele, siis ühel hetkel see väike võib elada ka niimoodi, et ta ei pane seda suurt üldse tähele. Ja riigi kontekstis on see halb, kui inimene põhimõtteliselt võõrandub riigist. Et selles mõttes on puht filosoofiline lähenemine, aga peab seda asja niimoodi ka nagu aru saama. No transport on kahtlemata maainimese jaoks väga oluline, ükskõik kus kaugel ta siis keskusest ka elab, tal on vaja aeg-ajalt sõita. Lisaks sellele on ju veel igasugused muud teemad, on prügivedu, on vesi, meie veeprojekt on ju üks selline tore näide, et koostööd saab teha ka, kui veel ei ole ühte suurt. Ja räägi, kuidas see asi edenenud on ja kus kaugel praegu ollakse, see teema on nagu päevakorralt maha võetud, see nagu toimib või? No niivõrd kuivõrd, selles mõttes, et aastal 2011 lõpetasime siis selle suure Euroopa projekti, millega oli põivatud 13 omavalitsust Saaremaal. Ja see läks edasi, et täna me juba vaatame, mida oleks veel vaja lisaks teha. Küll aga, millest meie oleme rääkinud kogu aeg, see ei puuduta nüüd küll haldusreformi, on pigem see, et suur osa sellest rahast tuli nii-öelda kingitusena. Et kui see kingitud raha eest soetatud asi nüüd ükskord nii-öelda otsa saab, et mis siis saab. Ja me pigem mõtleme nii-öelda veevärgis täna selle peale, et me siis ei oleks nii-öelda siukse lõhkise küna ees või käed laiali, et kuulge, nüüd on läbi, et nüüd ootame uut kingitust. Et sellist olukorda me küll nii-öelda ei taha, et tekiks. Kas Suur-Saaremaa vald, nimetame teda siis praegu nii, annab sellises perspektiivis natuke helgemaid lootusi või? Ei, me oleme saanud kõigi oma osanikega hästi räägitud ja hästi hakkama, nii et ma võin isegi öelda seda, et veevärgi näol on see ühinemine juba ära tehtud, et Kuressaare veevärk kuulubki ju nendele 13 omavalitsusele. Kas ma võin? Jah. Et võib-olla lihtsalt täienduseks, et see suur veeprojekt tõesti Euroopa Liidu rahade kaasabil oli seda võimalik teha ja kui käsitleda seda kingitusena, siis tegelikult mida praegu siin ei nimetatud, on see, et selles suures veevärgi projektis ikkagi rajati nii-öelda toru või seda kanalisatsiooni ja veesüsteemi ka väga kaugetesse kohtadesse. Ja siin, tahtmata nüüd öelda midagi, et kas terved Saaremaad on võimalik vee kanalisatsiooniga katta, ikkagi jääb see küsimus, et kui majanduslikult mõistlik on viia ühte talusse 3 kilomeetri kaugusele veevärk, ma ei räägi sellest ühisest projektist, aga selliseid olukordi on siiski olnud, et see on ka selle kohaliku või haldusreformi üks põhiline teema, et kust maalt hakkab see nii-öelda hea tasemega teenus ja kust maalt algab nii-öelda väikene majanduslik kalkulatsioon, et me kõik tahame kaasaegseid hüvesid ja nii-öelda võimalusi, see on täiesti normaalne ja need vajadused kogu aeg kasvavad, aga mingil hetkel peab me tajuma ka seda olukorda, et kusagil on targem ehitada kaev. Midagi ei ole teha, et see on selline olukord. Transpordiga võrdlus ei ole siin muidugi kohale, transporti on paindlikum võimalikult teha, aga öeldakse, et kui on suur linn, mina ei ole suurte linnade apologeet, ma elan samuti Kuressaares ja olen selle üle väga rõõmus, 22 aastat juba. Aga mida suuremad linnad, seda, ütleme, mõistlikumaks kujunevad just nimelt need veeprojektid, teeprojektid, et torudest voolab, ühest ja samast torust voolab vesi tuhandetele inimestele, meil voolab ta, ütleme, 10-tele, heal juhul 100-tele Kuressaares. Aga meie inimesed
on ju ühtemoodi, et keegi ei taha ju, et tal oleks kehvem eluolu kui näiteks seal, no ütleme Helsingis, ma toon Helsingi võrdlust, et aga noh, seesama haldusreform peab neid asju ikkagi väga hästi läbi kalkuleerima ja see, et Euroopa Liit siiski netosaajatel, nagu Eesti praegu siiamaani veel on, netosaajad, eks ole, selliseid projekte on võimaldanud, see tegelikult on muidugi tähtis asi, et eks seal ole väikseid nüansse ja detaile ja võib-olla mõnesse kohta tuleb kaev tagasi, aga ja on kaevud paralleelselt torudega, mis räägib sellest, et inimene ka kõige rohkem nii-öelda moodsaks muutudes, mis iganes tehnoloogia ja arengute mõjul, temas jääb hinge vajadus, just nimelt, nagu te ütlete, nende, mida öelda, väikeste kohtade, väikeste varvaste või kaugemate kohtade järele, eraldatuse järele, üksinduse järele, et see vajadus kasvab vastukaaluks sellele suurele ühinemisele, suurele masside kogunemisele suurtesse keskustesse, et selle eest peab haldusreform hoolitsema, et see vajadus oleks siiski harmooniliselt kaetud. Jah, me ei saa väga sügavale metsa rajada mingisuguseid torusid ja asju, aga eks sellega peab ka arvestada. Liilia, tahtsite öelda midagi? Jah, tähendab, meie vallal on ka nüüd see ühisveevärgi kanalisatsiooni olemas kõik siin alevikus, kuid murelikuks teeb hoopis meie külad, sest nüüd on paar aastat olnud juba olukord, kus meie kaevud saavad inimestel tühjaks peredel. Ja nüüd on hajaasustusprogramm muidugi, mis on väga hea ja see näitab, et huvi on selle vastu väga suur ja seda ei tohiks mitte mingil juhul lõpetada, sest meie vallas, kui ma eksi, oli 30 taotlejat või? Ja 32 taotlejad ja tähendab, et sai ainult 7 nendest, et sel aastal vald oma osalust suurendas ja tähendab, praegu on jutt, et see on viimane aasta, aga seda ei tohiks mingil juhul lõpetada nii kaua, kui oleks need maapiirkonnad, inimesed, kes tõesti leiavad, et nad tahavad omal kaevu, nad tahavad omal ka mingisugust kanalisatsiooni sinna teha, et see on ka üks selline meede, mis on tegelikult maapiirkonnal väga oluline. Ma toetan seda selles mõttes, et sellesama hajaasustuse programmi ellukutsumine tegelikult ju väldibki selliseid majanduslikult ebaotstarbekaid pikki torulõike, nii et mida suurem on see hajaasustuse paindlik süsteem, seda rohkem on neid valikuid. No selle haldusreformi üks minu meelest selline nõrk koht või üks väike häda ongi see, mida inimene ilmselgelt kardab, ongi see, et kust kohast ja kes paneb paika selle piiri, et kus algab siis mõistlik ehk siis see nüüd Exceli tabeli järgi, et kas mina nüüd kuulun veel sinna alla, et kas minule see toru ulatub või ei ulatu ja nagunii me oleme siin serva peal ja siis ilmselgelt ta minuni ei ulatu, et sellega ei olegi tegelikult tegeldud, et kuidas siis ikkagi läheb see piir mõistliku ja mõttetu vahel, nagu üks tore saade on olemas. Et loomulikult me peame raha lugema ja mis on selle haldusreformi üks eesmärk ongi see, et me mingid mõttetud kulutused jätame tegemata ja me seda olemasolevat raha kasutame ilmselgelt paremini ja otstarbekamalt. Aga inimene ise päris täpselt ei saa aru, et kes nüüd ikkagi ütleb, et kas mina mahun veel selle mõistliku alla või ei mahu? Mikk? Mina ei tegele otseselt, eks ole, nende Exceli tabelitega. Kas see ma mõtlen asja üle, et kas see ei käi see mõistlik mõtlemine umbes niimoodi, et kui ma võtan hajaasustusprogrammi kas või aluseks, kus, mida ma tean, mis toimib, eks ole, ja pean endale kaevama kaevu, sest sellel kaevul on teatud nii-öelda hind ja nendel torude panemisel on teatud hind, nii et lõppkokkuvõttes Exceli tabel peaks lihtsalt vist põhimõtteliselt kalkuleerima seda, kas on kaev või toru, eks ole. Ja see ongi kogu asja alus, et seal tegelikult ei ole mitte see, kui kaugel sa oled, sest teinekord on hoopiski see, kui palju sul paepinnast on läbistada näituseks, sest Saaremaal on väga palju vaja lõhata, ütleme niimoodi, selleks, et torusid panna aeg-ajalt. Urve? Ma tahtsin küsida, et kas te lõhkasite, kui meil see suur programm oli baasi või? Ei, tänapäeval enam lõhkama ei pea. Nii palju häid masinaid juba, et saab ilma lõhkamata. Jah, Saaremaa baas on üsna niisugune pehme, kui ei ole dolomiidivarudega tegemist. Et seesama näide tõesti, et kalkuleerimine on nagu üks kohaliku omavalitsuse elukorralduse osa. Ja antud juhul see suur veeprojekt, mida siin jutuks on nüüd toodud mitu korda, oli tegelikult Euroopa Liidu toetusrahadega ja loomulikult
te küsisite, et kes seda arvestab, et kuhu neid torusid teha, et selleks oli ju Kuressaare linnal äriühing tehtud, omavalitsuse asutatud äriühing ja hiljem liitusid kohalikud omavalitsused sellega, et terve see ka halduskorraldus tegeleb ikkagi väga niimoodi laias laastus sellega, et kui palju saab tõsta nagu seda eluolu taset tänapäeva, ütleme, tipptasemele lähemale. See on tõesti tänavate teede ja tänavate olukord, transpordi kättesaadavus ja tihedus ja vastavus tähendab inimeste vajadustele, veevärk, need on asjad, mis on olnud ju vanast Roomast alates olulised asjad, et selles mõttes ei ole nad nagu uued nähtused, aga tänapäeva ootused on väga kõrged ja siin tuleb ikkagi see, mina ei nimeta seda tabeli arvutamiseks, vaid siin tuleb ikkagi nagu see mingisugune mõistlik arvestamine tuleb kasuks. Üks asi on see, et kas on raha või ei ole, suuremas omavalitsuses saab olema rohkem raha, kaugemates omavalitsustes arvestatakse tasandusfondi täiesti kindlasti nüüd, sest see ääremaa komponent, see saab suurem olema, ei ole ainult enam need koefitsiendid, mida praegu arvestatakse. Mida kaugemal suurtest keskustest, seda rohkem tuleb seda ääremaa rahastust. Ega see ei ole mingi võluvits, aga ta võimaldab siiski lahendada olukordi, kus teie tõite näiteks, et see buss ei tule täpselt õigel ajal sinna ja ei käi nii graafiku järgi, nagu oleks võib-olla mõistlik ja kasulik, et see sama ääremaastumise komponent tasandusfondis peaks mõned need olukorrad lahendama. Mitte kõiki muidugi, aga kindlasti mõned. Kas on publiku hulgas küsimusi kellelgi tekkinud? Jah, üks moment. Saaremaal on enamik kohti Kuressaarest ühe kaugusel, et ma ei näe nagu mingit... Jah, nüüd, kui me lubate vastata, siis Kuressaare ei ole tasandusfondist raha saanud aastaid. Ma ei tea, kas ta praegu natukene saab. Jah. Ühe kaugusel enam-vähem. Jah, kui niimoodi tõepoolest on teil õigus, et ega need distantsid ju väga palju ei erine, võib-olla Sõrve tipp on ikkagi natukene pikem kui sinna Leisikanti, ma siiski julgen öelda, aga see ääremaastumise komponendi arvestamine, see alles töötatakse välja, mina teile täpselt seda öelda ei saa, kuna ma ei ole sellega tegeleja, et kohalike omavalitsuste osakond Rahandusministeeriumis sellega tegeleb. Kui te nüüd ütlete, et igalt poolt Kuressaarest igale pool on enam-vähem sama, ju siis seda arvestatakse, et ei tehta väga suurt vahet, kas Sõrvesääre tipp või siis Rannaküla Orissaare vallas või Pöide kuskil seal küla või teie see koht, kus teie elate. Mikk. Mina elan kaks varianti, kas ma elan kõige keskel või kõige ääremaal üleüldse. Mulle erakordselt meeldis see teie võrdlus, et võtate Google Mapsi ette. See on tegelikult üks filosoofia alusmomente, et inimese keskpaik on seal, kus ta asetseb. See on tema jaoks, see oli lihtsalt naelapea pihta. Kõik ülejäänud on tõesti kauged regioonid, kauged tähed ja nii edasi ja nii edasi. Et kuidas me selle enda keskpaiga teistega ühendame, see on see suur tarkus ja kavalus. Samas väga suurt tarkust ei tohiks olla, sest kes see ütles, et EIT aitab? Ja EIT on siis elekter, internet ja transport. Et kui nüüd haldusreformis, üldse, kui võeldakse nii-öelda see Saaremaa kui üks suur vald, eks ole, kui midagi tahetakse targalt ära teha ja kui siis nii-öelda see tark EIT on seal kohal igal pool, eks ole, on ta siis Sõrve tipus või on ta seal Koigi rabas, eks ole, järelikult siis on korras. Siis me võime ütelda, et lõpuks ometi on nagu hästi läinud. Aga kui ei ole EIT, ja aeg-ajalt ma pean ütlema, see oli nüüd see mingisugused suuremad tormid siin vist eelmise aasta lõpus, kus EIT ei aidanud üldse. Mul ei olnud elektrit, internet loomulikult kadus ka sellega ära, sest kõik mastid olid maas. See on nüüd see koht, kui öeldakse, et valguskaabel või mastid, et mastid toovad netti sulle igal juhul kohale. Ei too. Alati ei too, seepärast, et kui on elekter läinud, siis kukuvad mastid poole tunni pärast.
ja sellepärast on näiteks see valguskaabli teema üks asi, mis on riigi tasandil minu arvates ei ole veel paika loksunud, see puudutab seda elektri või nii-öelda internetilevi. Ja nüüd lõppkokkuvõttes oli transport oli ka, see oli minu arvates kohutav näide, see puudutab Valjalat ehk siin, kus me praegu asume. See on väike koht ja siin on mitu bussipeatust. Ma pidin oma tütre tooma, kes pidi minema Kuressaarde. Tema vaatas kiiresti netist, et ahah, see buss läheb sellel kellaajal Valjalast. Sõitsime siia, läksime ühte peatusesse, buss läks teisest peatusest. Ja me sõitsime pärast bussile järele, kuskil Masarestis sain, nagu sõitsin sinna ette, panin seal bussi peal. See ei ole normaalne jälle ju. Valjala. Miks peab olema meie mitu bussipeatuse või siis on palun väga, siis buss peab käima kõik need nii-öelda peatused ka läbi, et ei tekiks sellist olukorda. Ma olen konkreetne näide, tekkis selline olukord. Sa pead, kas tõesti on ainult see, et sa pead elama siin, sündima Valjalas, et teada kõiki bussiaegu, kõiki bussipeatuseid? No siis ei ole ju normaalne, eks ole, veri ei liigu igast punktist läbi. See on väga muhe näide, mulle meeldib see, sellepärast, et see peegeldab kaasaegse põlvkonna no ütleme teatud sellised arusaamasid, et tegelikult ju see moodne tehnoloogia võimaldab kõik asjad selgeks teha ja teie tütar tegigi kenasti selgeks. Nüüd Valjalale on see õpetlik lugu, sellepärast, et tõesti mõistlik on, kui seal selle internetikaardi peal on üks bussipeatus, aga küllap sellel on mingisugune mõte koha peal, et on mitu bussipeatust ja ma näen, et Liilia, rääkige nüüd ära, mis fenomen teil nende bussipeatustega siis on? Ühed on pikamaa ja teised on kohalik. Ma tegelikult sain aru. Aga idee on selles, et sellel hetkel, kui tüdruk ütleb, et nüüd on sealt läheb, on ju, no kust ma tean, ma selles mõttes ma ei ole siin. Mina olen alati mõelnud küll, et Eldeke, miks see bussipeatuse või ometi seal suure tee ääres olla, et miks peab alati tegema selle arusaamatu konksu sinna kadakate vahele, kus reeglina mitte kedagi ei ole. Aga ärme nüüd takerdume pisiasjadesse. Kuigi igasugune haldusreform tegelikult pisiasjadest koosnebki. See on, kui me nagu väikestesse pisiasjadesse ei takerdu, siis üsna kiiresti tekib minu arvates selline moment, et et ju oletame seal sõrve tipus, et need asjad, mis seal on, need on pisiasjad. Et et kõik need, mis haldusreformi sai uus suur saare vald tehtud ja kõik asjad, mis toimuvad Kuressaares, need on olulised, aga Sõrvesääre tipus on pisiasjad. Siis ei taha ükski saada seda suurt saare valda ka. Nii et selles mõttes pisiasjad ei ole ebaolulised. Nii, me jõuame natukene arutleda selle üle ka, mis inimestele ka muret valmistab, et teatud mõttes ikka jälle see sama ääremaa teema, et kui ma olen seal kusagil serva peal, kuidas see minu probleem, minu mure, minu küsimus jõuab nüüd nende otsustajateni, kes suure tõenäosusega hakkavad istuma siis Kuressaares. On teil häid ettepanekuid, kuidas see võiks olla? On räägitud siin küll osavaldadest, küll sellest kohalikust kogukonnast ja kuidas need ideed võiksid siis sinna otsustajateni jõuda, sest mis teeb inimestele muret see, et võim on kaugel, jumal kõrgel, keiser kaugel ja minu probleemi ei olegi võimalik sinna otsustajateni viia üldse. Kuidas see võiks olla nii, et need mured saaksid lahendatud? Kas see on see? Jah, kui ma tohin öelda paar sõna alustuseks, et me võtame seda asja ikkagi niimoodi, et kui nüüd tekib, oletame, et tekib, seda ei ole ju veel tekkinud, ega ei ole ka selle kohaselt ju läbirääkimise väga selgelt olemas, et kui tekib see suur kohalik omavalitsus siia Saaremaale, et siis justkui lõigatakse kõik kommunikatsioonid ära, teed katkevad, internet lõpeb. Eit ei aita enam. Eit ei aita enam. Eit kolib Kuressaarde. Eit kolib Kuressaarde. No niisugust olukorda muidugi ei tule. On räägitud sellest, et osavallad tekivad. On täiesti kindel, et näiteks sotsiaalteenused, mis on küpses eas inimestele väga vajalikud, et need jäävad siiski lähedale. See on nüüd oletame selle suurema kohaliku omavalitsuse tegelikult auasi tagada see, et ei teki niisugust olukord, et inimene oma murega ei saa kuskile nagu areenile, et kommunikatsioon maailmas ei ole lõppenud. Ja ma ütlen, et isegi kui tekib selline tsentraliseeritud kohalik omavalitsus, siis sinna ju tulevad volikogusse inimesed ikkagi erinevatest kohtadest. Ei ole mõeldav, et nad tulevad ainult ühest linnaosast, näiteks Kuressaares, see on välistatud, et selles ühinemislepingus siiski ka need asjad nagu läbi räägitakse ja arvestatakse sellega, et kellegi mure ei jää sinna üksinda. Eks see tähendab
suuremaid kulusid ääremaa transpordile, tõesti tehnilist lahendust, et oleks internet olemas ja oleks ka see punkt olemas, sest ei saa eeldada, et kõik ostavad endale arvuti koju, et ei ole veel me sellises olukorras. Ja ma arvan, et mured ei jää päris enda teada, kui inimene vähegi tahab neid rääkida ja ärme unustame põhilist asja. Igal inimesel on siiski perekond. Et see nagu ununeb selle haldusreformi käigus, nagu kipub nagu ära ununema, et kusagil on vennad ja õed ja lapsed ja emad ja isad ja nii edasi, et see asjaolu jääb siiski seda ühenduse pidamist ka toetama. Annaks jumal, eks ole, et see nii on. Liilia, öelge, kui kindel te olete selles, et kui nüüd meil see uus suur vald tuleb, seal see volikogu vist on 31. Nii, te kandideerite sinna ja saate sinna ja hakkate siis Valjala muresid ja häält seal kuuldavaks tegema. Ma arvan, et see on võib-olla natukene ennatlikult öeldud, et me saame sinna, sest kartused ongi selles, et kui tekib üks ringkond, siis ei pruugi, ma ei ütle, et meilt, aga mõnest vallast kindlasti, ja võib-olla ka meilt ei saa ühtegi inimest volikokku. Ja see on muidugi kõige kurvem näide selles osas, et siis nagu, kui sind ei ole olemas, siis ei ole sind kusagil olemas. Aga äkki ei peagi, äkki nad on seal volikogus nii targad, et nad mõtlevad ka nende piirkondade peale, kust ei ole seda esindajat. No, võib ju nii olla. Võib olla, tähendab, aga siiski mina leian seda, et üleminekuperioodil peaks olema, tähendab, väga palju on tekitanud nagu selliseid erinevaid lahkarvamusi see osavald. Tähendab, kas see võib-olla on asi selles nimetuses, aga tähendab, me siin enemgi arutasime, et ta võib olla ka mingi kogukonna kogu, kes nagu tahaks selle piirkonna eest hea seista ja nende nagu mõtted ja mis on tegemised, et need viia volikokku. No, nii nagu praegune juhtkomisjon on nagu arutanud seda. Et kui praeguse selle skeemi järgi meil siin Valjala siin jääks ainult 2 inimest, siis ma leian, et sellel 2 inimesel saab siin päris raske olema. Üks on sotsiaalpool ja teine ongi majandus. Sest maad, teed ja inimesed jäävad valda ja me ei taha, et nad siit, tähendab meie piirkonda, me ei taha, et nad siit mitte kuhugi läheksid. Aga probleemid on. Aga see kogukonna kogu, see oleks siis selline mittepalgaline seltskond ärksetest inimestest, kes siis... kes nagu hoiaks, ütleme, et see liht inimene, kes tuleks, et temal oleks kellelgi oma mures ja kurta ka peale selle 2 inimesele, kes seal istuvad, vaid et nemad kuulaksid ära see kogukonna kogu või on ta siis halduskogu või olgu see nimi mis tahes, et nende mõtted ja nende mured, et need jõuaksid ka ikkagi volikokku. No see osavald vist ei ole päris hea termin, sest no siis jääb selline mulje, et noh, tegelikult nagu ei muutugi midagi, kui igale poole see osavald alles jääb, et mis me siis räägime suurest ühinemisest, kui kõik tegelikult jääb nii, nagu ta on. Et see ei ole tegelikult hea termin, see osavald. Või ta ei ole lahti räägitud selles mõttes, mis seal praeguses eelnõus ta ei ole sellise, nagu ta oli alguses mõneti mõeldud, et osavald Kalle Laanet seal oskab täpsemalt põhiseaduskomisjoni esimehena seda öelda, et äkki ta täpsustab, et mis seisus see eelnõu praegu sellel teemal on. Et Lilian tegelikult kajastas seda mõtet päris õieti, et see mõte on ikkagi see tõesti, et need mõtted alt jõuaksid ülesse, tõesti see nimi on tekitanud segadust, et kui me räägime olemasolevat KOKS ehk kohaliku omavalitsuse korraldusseadus, siis see osavald on hoopis teise mõttega, palgalised töötajad täidavad täitefunktsiooni ja nii edasi. Selle seaduse eelnõu mõte on ikkagi see, et liitujad ise otsustavad, aga mõistlik on loomulikult see, et side piirkonnaga jääks, mitte palgaliste töötajate kaudu ainult, kui me räägime täna Valjast, et seal on nagu 2 töötajat, aga seal on olemas initsiatiivikad inimesed, kes koguvad kokku need mõtted ja teevad need ettepanekud siis suurele volikogule. Mina tõlgendan seda niimoodi. Aitäh. Võib-olla lisada siia, et Eestis on juba toodud näiteks, meid külastas pensionäride ühenduste liit fraktsioonis ja nemad näevad väga selgelt, et tekiksid eakate nõukogud ja loomulikult on nende suurte kohalike omavalitsuste juurde, et Soome eeskujul, et täpselt ma ei jõudnud veel seda nende saadetud Soome seadust lugeda, aga et tekib selline ühesõnaga tahteavaldus
eakate inimeste poolt, et nemad tahavad olla kohaliku omavalitsuse juures nõuandjad, ka oma mõtete ja vajaduste esitajad ja nii-öelda ka tagasiside ja aruandluse ühesõnaga organisatsioon. Kindlasti, kui nüüd see suuremad vallad tekivad, siis intensiivistub ikkagi see inimeste nii-öelda organiseerumistahe just nimelt sellepärast, et oma soove selgemini sõnastada, soovitada, küsida ka kohalikult omavalitsuselt aruandlust ja ei maksa ka arvata, et noored siin nagu vähem aktiivsemad on. Mulle meeldis väga Türi vallavanema seisukohta, ütles, et nemad ühinesid juba ammu, see Türi linn ja vald ja seal on mitu omavalitsust ja ta ütles niimoodi, et pärast seda, kui see ühinemine oli toimunud, muidugi olid ka seal mured, et kuidas kõik läheb, ta ütles, et nendes kohtades, mis justkui jäid sellest kohalikust volikogust nagu kaugemale, tekkisid kohe need inimesed, kes võtsid selle kohaliku asja oma kätte. Jah, tõsi, nad ei istu kuskil kontorites või vallavalitsuses, aga nad on selles mõttes võimekad, et nende hääl ei jää kuulamata, kui on mõistlik volikogu ja tahab tegutseda nagu valla huvides. Kas on publikul veel küsimusi? On. Enne kui meie aeg otsa saab. Tiit Kaasik, Pihtla vallavolikogu esimees. Et ma kunagi arutlesin valjusti endamisi, et kõik saame aru, mis asi on linnaosa. Näiteks Tallinnas isegi, Kuressaares, Smuuli rajoon, nii-öelda. Et miks me räägime osavallast, äkki peaksime rääkima vallaosast. Ja ma ei näe ka, et peaks olema palju ametnikke seal, aga kui ühinemise käigus Kuressaare väidab, et tema tahaks jätta nii-öelda linnastaatust, et nendel on selline, et ajalooline, täitsa nõus, ma pooldan seda varianti. Aga mulle meeldiks ka see variant, et ma saaksin öelda, et ma elan Saaremaal, näiteks Saaremaa vallas, aga Pihtlas. Kõik saavad aru, millest on jutt. Et kui me kaotame kõik ära praegu, teeme ühe suure valla ilma osavaldadeta, siis päris paljud ajaloolised külad peavad muutma oma nime. Ja see inimestele hästi meeldis, et see puudutab nii kõige rohkem. Et mul pole häda midagi, ma olen Masa külas, teist Saaremaal ei ole. Aga ma olen juba kuulnud, et Liiva külas on palju, Könnu külas ja Valjalaga, siis Lahe külas on peaaegu vist igas vallas ja nii edasi. Nii et kas või esialgu üleminekuperiood, see 4 aastat teha nõnda, et on nagu olnud osavalde valla osa, et siis loksu asi paika ja kui pole vaja, siis pole vaja. Selline kõik kommentaar. Aitäh. Väga tähtis aspekt selle kohaliku omavalitsuse reformi juures on see kohalik identiteet, mida sagedasti peegeldab nimi. See on väga oluline ja valla osa. Minu meelest kostis see praegu üldse esmakordselt selle haldusreformi raames või siis Saaremaal on juba sellest varem räägitud, et just nimelt osa valla kõrval on see ju jumalast hea nimi. Vähemalt mingi väike tulemus on meil juba olemas. Me oleme suutnud ühe termini välja mõelda, millest äkki isegi on kasu. Kalle, pane kirja kindlasti. Nii, Andres Sepp, Valjala valla kodanik. Tähendab, ma kuulan siin, et seoses selle reformiga, et ütleme üks suur vald siis ja otsime neid inimesi, et kes võiksid seda häält siis sinna keskusesse viia. Ei pea otsima, need tekivad. Need on olemas, ma tahan öelda, et meil on olemas ju külaseltsid. Miks me ei räägi külaseltsidest, eks? Kõige kohaliku elu korraldaja ongi täna külaselts, eks ole, mitte ametnik kuskil, eks ole. Vaid selle külaseltsi juht ja tema aktiiv, eks ole. Ja need ongi need inimesed, kes viivad oma kohalikud probleemid sinna, kui vaja, eks. Jumalast õige. Mingid küsimusi ei teki. Need on tõesti, külaseltsid ja külavanemad on väga-väga aktiivsed inimesed ja nii Saaremaal kui ka üle mandri. Suur tänu, et te seda nimetsite. Ja, ma lihtsalt ei taibanud kohe õigele hetkel öelda. Ja nüüd on aeg sealmaal, et meie lauatagusel seltskonnal oleks veel hea võimalus viimane selline hea mõte edastada kokkutulnutele ja nendele, kes meid siis kuulavad küll raadio, küll interneti vahendusel. Et selline tore pühade nädal, nagu ta meil siin on. Püha õhtu sööma ja laud oli küll pisut pikem, aga seal arutati ka teisi asju. Jüngred oli ka rohkem. Nii, Ain, sinust alustame. Mis siin ikka kokkuvõtteks öelda? Julgen öelda seda, et mida suurem on omavalitsus, seda
seda olulisemad ongi need samad kolmanda sektori seltsid ja ühendused. Nüüd on lihtsalt tuleviku poliitilise kultuuri küsimus, et kui palju siis valitsejad arvestavad selle koha pealt tuleva arvamuse või initsiatiiviga. Ja kui nad arvestavad, siis minu meelest läheb kõik hästi. Aitäh, Mikk, palun. Aeg on nagu ta on, ega me väga palju ei rääkinud ju haldusreformi käigus tekkivatest muudest nagu küsimustest, nagu need on koolid ja haridus ja kultuurilised küsimused. Ja ma sellepärast ütlen lihtsalt 2 sõna, kultuur ja haridus, et nad oleksid öeldud. Seepärast, et kui sellest ei räägita edaspidi ka, eks ole, praegu saab aeg otsa, no siis ei ole tegelikult jällegi mõtet haldusreformist ka normaalsel pool rääkida. Aitäh. Haridus ja kultuur meil olid eelmisel kihelkonna kohtumisel üsna põhjaliku sõelumise all, aga Liilia? No ma ütleks seda, et sellest haldusreformist on räägitud ikka väga pikki aastaid. Aasta 1999 oli see, kui küsiti kõikidelt omavalitsustelt, et millisena ta näeks Saare maakonda. Ja siis oli omavalitsuste otsus väga ühene. Saare vald ja Kuressaare linn. Kui oleks see otsus tol ajal läinud käiku, ma usun, et me istuks täna siin laua taga ja arutaks oma saarelise identiteedi ja oma tuleviku pärast. Kuid praegu on olukord meil selline, et me ei saa mõelda seda, kas me ühineme või ei ühine, vaid me peame hakkama läbi rääkima ja et otsida paremaid lahendusi, et elu meil ikkagi edasi läheb. Ja ma arvan, et see on väga selline pikk ja küllaltki läbirääkimist vajav protsess. Aitäh ja Urve Tiidus. No siin on kõik olulised asjad ju öeldud, et ma rõhutaksin siiski seda, et see, mis on olnud, see on olnud. Eksistentsialistid ütlevad selle kohta, et oleks asju ei ole olemas, sellepärast, et see aeg on läbi. Aga see on andnud meile siiski mingi kogemuse ja aru saama tänasesse päeva, kui te pidasite silmas, et see haldusreform oleks võinud tollal ära teha. Jah, kõik oleks asju saanud ju teha pärast, oleme tagantjärele targad, aga hetkel on meeste ja naiste tahtmise, tarkuse ja ka nii-öelda, kuidas nüüd öelda siis, mõneti ka koostöövõime küsimus, et siiski selle haldusreformiga hakkama saada. Ja ma olen täiesti kindel, et seda koostöötahet siiski üks asi nagu lõpule viia ja ka neid oskusi on meil kogunenud üsna palju ja siis soovin edu sellele läbirääkimise protsessile ja ütlen ka seda, et rohkem naisi kaasake ka ikka. Sellepärast, et naistel on üks pagana hea oskus. Nad kuidagi oskavad teinekord neid teravaid nukke natukene kuidagi leevendada. Nii et ma soovin teile jõuda teistele ka muidugi. Aitäh! Meil olid täna arutlemas reformi teemal Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Urve Tiidus, Valjala vallavolikogu esimees Liili Eensaar, kinobussi eestvedaja ning Laimjala rahvamaja juhataja Mikk Rand ja AS Kuressaare veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel. Aitäh tulemast! Ja aitäh ka Valjala rahvale ja Kultuurimaja rahvale meid võõrustamast. Üks kokkusaamine on meil veel jäänud, see on nädala pärast Kuressaares ja siis võtame kokku selle, mis me nende 3 eelneva aruteluga oleme jõudnud selgeks rääkida, selgeks vaielda ja need asjad ka, mis meil veel vaidlemist vajavad ja selgeks rääkimist ootavad. Aitäh, ilusaid kevadpühi kõigile!